Tere hommikust siit vihmasest metsast. Loodetavasti sa võib-olla veel venitad oma jalgu seal voodis. Me tulime metsa. Näete, ühel koeral temale nüüd piisas. Tema tahab koju minna. Vaadake, mis ma memmega tegin. Panin rihma külge. Siis tema otsustas lihtsalt mingi hetk, et tema tegi selle number 2 ära ja tema nüüd piisab. Tema läheb nüüd koju. Ei lähe koju. Ja. Aga ma tulin siia sellepärast, et tahtsin teiega jagada. Nüüd saab vihma mõnusalt näkku ka, aga vaatame, kui veekindel mu telefon on. Ja ma teen nüüd kõik asju oma väikse moobiltelefoniga. Vaatame, kas see 3. koer tuleb. Tuleb väga hästi. Jee! Ei läingi koju. Saab selja korralikult märjaks. Mis sa teed? Vaadake seda memme nüüd. Tassin teda kogu aeg. Ja tulin sellepärast, et tahtsin ütelda ikkagi, kui isegi õnnelik ma olen, et ma teen seda, mida ma teen. Aitäh sulle, mees klient, kes kirjutasid eile õhtu, vastasin sulle täna hommiku. Ja mul, teate, tuli selline mõnus õnnetunne selle üle, et ma lugesin sealt ridade vahelt selle välja, et ta ei tellinud seda selle jaoks, et ta ei teadnud, mida ta teha tahab. Vaid ta tahtis saada kinnitust. Ja ta sai selle kinnituse nagu megavõimas. Ja aitäh sulle, väga mõnus kiri oli. Lugesin seda mitu korda ja isegi oma vastust mitu korda, et ma ikkagi saaksin väljendatud oma siira tänu sulle. Aga kui sa vaatad seda videot, siis siin ka sulle üks võimas südamlik tänu. Aitäh. R-tähega hakkab su nimi. Ma ei ütle igaks juhuks teda välja. Jaa, aga teate mis, mul tekkis täna selline huvitav tunne. Tegelikult kõik tänu tema kirjale. Ma analüüsisin kiiruga hommikul peas, kui ma siin toimetusi tegin. Kui õnnelik ma ikkagi olen selles suhtes, et ma teen nüüd seda, mis mulle nagu tohutult meeldib. Et me läksime eile nii hilja magama, mingi 11:30. Ma vastasin YouTube'is kommentaaridele ja ma ärkan ikka hommiku üles mingi enne 6. Seos ma ei jõua ära oodata, et ma saaks teha seda, mida ma armastan. Ma juba saatsin osadele seal edukuse koode, ehk siis sünnikaardi, kui sa võtad endale kirjaliku versiooni ja ka suulise loomulikult, siis saad boonuseks selle oma edukuse koodi. Lihtsalt uni läheb ära ja ma tean, et ma saan teha siis neid asju seal telefonuses. See tänapäeva telefon on üks hea asi. Ja, aga ametitest tahtsin natukene rääkida. See memm hullult pidurdab praegu. Ma pean teda kogu aeg sikutama. Ja, ei ole hands-free rääkimine. Ei tule sõna suust välja. Ja, ametitest selle võrra, et teate, kui palju on inimesi, kes pussardavad, eks ei taha hommiku üles ärkata ja mõtlevad, miks ma seda teen, mida ma teen. Ja nii ongi, ma olen ise ka seda teinud. Nii nagu te kõik teate, see pole mingi saladus, ma tulin Soome ja kui keelt ei oska, siis mida sa teed, sa koristad. Ja kui keelt ei oska, sa võtad vastu selle töö, mida sa saad. Ja olid sellised toredad öövahetused, mis hakkasid 1:30 ja lõppes täpselt siis, kui ma jõudsin kähku koju ja lapse lasteaeda viia. Vanem poiss siis, tema õppis hästi kähku juba sõitma siin bussi ja metro ja kõige muuga. Ja siis kähku magama ja siis jälle ootad, millal tuleb öö ja nii edasi. Üks täielik kamma ja töö iseenesest mulle meeldis, aga mulle ei sobi need ööjutud, siis kui ma ei taha. Ütleme niimoodi. Aga ma olen 47-aastane juba. Vaata, millal ma siis jõudsin siia, kuhu mind universum on saatnud. Seepärast, et ma ütleksin päris tõsiselt, et see oli juhus. Ja nagu me kõik räägime, juhused ei ole olemas, et ma siia sellele teele sattusin. Ja loksus kõik paika, kui ma muidugi oma sünnikaarti siin analüüsisin, tegelikult läbi klientide ma kogu aeg teen seda uuesti ja uuesti. Mul oli nii vahva klient, täitsa pekkis lihtsalt, no oli, ta on veel praegu ka täielik minu noor versioon. Tervised sulle. Ja sinu nimi hakkab E-tähega. No mega lahe tüdruk, lihtsalt nii mega lahe. Ega lõpuosa hakkas nagu nii minuga harmoneeruma, et ma ütlesin talle isegi välja, et suuline klient siis loomulikult. Miks ma siis ütlesin talle välja, et ma ütlesin,
sa oled minu noorem versioon, et ikka no mega. Ja teate, kui võimas on see, et need suulised kliendid kogu aeg tulevad mulle midagi õpetama. Õigemini siis minu analüüsi uuesti kordama mulle, et ma äkki ei libastuks reelt. Aga sina, kes oled seal 60 või oled 21 või mida iganes, tegelikult need, kes on vanemad, siis ma olen ka näiteks kala müünud ja kalavõrke puhastanud ja mulle väga meeldis tegelikult see töö, mõtlen ausalt. Muidugi mu ametitest jookseb välja, et mulle sobivad sellised müügiga seotud asjad. Ma olen alati öelnud, et ma võin kas või Lidlisse tööle minna, et ma müüksin ükskõik mille maha. Aga see sobib jah. No sünnikaardist tulevad välja tegelikult mitmed tööd, mitmed ametid, mis sulle sobivad. Ma panen siia YouTube'i ka nüüd ühe pikema video, kus räägin siis jällegi üleüldiselt need asjad läbi ja siis klubi liikmetele ma räägin juba täpselt kõik asjad, õiged asjad, mis peaks minema kohe nagu nabakümpi, ütleme siis soome keeles. Et seal ei ole vaja nagu umbes arvata, et kas on üldine või mitte. Igaüks saab seal juba arvutada. Aga siia üldiselt kõigile. Näete, kui vihane ta on, jah? Vaadake, kõrvad tagapool. Isegi köhis mu peale, kui ma ütlesin, et nüüd kinni. Ja, ehk siis austus klubi liikmete vastu. See ei ole nüüd mingi müügi jutt, et sa pead klubi liikmeks hakkama. Täpselt teete nii, nagu teil on selleks võimalused, soov ja tahtmine. Ja tuletan meelde, et täna on siis live kohtumised ka. Merika on tšiki-priki korras. See vesi ei tee mulle midagi, ma ei ole suhkrust. Ja, et saame seal, issand, kuidas need kellaajad läksid. TikTokis saame kokku, numbrite kell, issand jumal küll, mis number see oli siis nüüd? Äkki 6 või? Jeesus Maria, kuidas läheb nagu ära? Oli vist 6. Ja siis kell 7 lähme sinna YouTube'i sisse. Sa vaatad YouTube'is mind. Aga saad 2 korda siis kas või kuulata ja vaadata YouTube'is siis. Ja TikTokis mõlemas siis käime läbi edukuse koode. Ja teeks äkki niimoodi, et kuna YouTube'is ma tahan täpselt lihtsalt tund aega teha, aga seepärast, et need ei salvestu, need laivid seal. Et see, kes kohal, see on kohal. Ja jätkame YouTube'is siis edukuse koodiga ja siis tegelikult tuli üks väga hea idee, et võiks käia läbi ka selle, mis asi see oli nüüd, kokkusobivus. Ehk siis jälle puusa pealt räägin, vaata, et mitte see, et ma hakkan siin konkreetselt sinu suhtanalüüsi analüüsima. Selleks on siis vaja need sinu ainult sünnipäev ja sinu kaaslase sünnipäev. TikTokis ma seda vist ei tee, sellepärast, et see sinna läheb rohkem aega, et siis kui ma seal YouTube'is hakkan tegema seda laivi, et siis ma teen seda nii kaua, kui jaksan teha. Ja küsimus muidugi sulle, et mitu ametit, sa võid lihtsalt numbrites öelda, mitu ametit sina oma elus oled läbi töötanud? 3, 13, 30. Ja numeroloogias tuleb välja see, et vaadake, see ametite kolmnurk aktiviseerub 35-aastaselt. Ja siis on veel pluss missioon. See on mega huvitav. Mulle täiega meeldib. Siis ma ütlen päriselt, kui ma seda teada sain, siis ma sain teada, miks ma selline olen, nagu ma olen. Muidugi kaasa arvatud see, et see minu isiksus, et ma olen sinu uurija ja puurija kogu aeg. Ja see, et ma tahan kogu aeg kõigile head. Võtan vastutuse alati enda peale. Kui töötaja midagi on teinud, siis mina nohistan nutta seal. Minu loomus. Küll ma kõvemaks muutun, ärge arvake. Ja eks ma olen muutunud ka. Ja mul on väga hea meeskond igal pool, kus mul on mul suurepärane. Õigemini naiskond. Naised on minu ümber. No nii, memm pidurdab jälle siin. Läksime ühest teerajast mööda, kus oleks nagu kiiresti koju saanud. Aga ma ei lähe kiiresti koju, ma lähen aeglaselt koju. Võt niimoodi, ei lähe nii, nagu tema tahab. Ta on meil küll kõige vanem, aga mis sest? Ja muidu ta kogub siin rasva enda peale. Ta võib siin vihane olla, aga pärast on ta tänulik. Nii ta on meil ka selle liigutamisega. Mina pole mingi jõusaali hunt, aga ma tean, et mina pean kõndima. Minul on edukuse koodis viimane number 7 ja kui sul on ka, siis see tähendab seda, et sa pead füüsilisi harjutusi tegema. Sest probleemid on liigestes, põlvedes, kõige rohkem hammastes ja nii edasi. Tervise kolmnurga asjades ma ei ole veel nii tugev. 7 on kõige rohkem, sellepärast, et mul on see 7. Kui sa ennast nüüd ära tundsid, see edukuse koodi viimane number, kui see on 7, siis need on need asjad, kopsud ka. Sellest peabki metsas siin
ringi lappama, et kops puhas oleks. Saab rääkida. Jaa, kuule, aga siis vist sai kõik. Ma ei teagi, mul oli tegelikult nii palju mõtteid, mida ma tahtsin ametites, tahtsingi rääkida ja ma olen olnud koristaja ja muuseumis isegi tööl ja Iisaku muuseum võib-olla tead. Vahva koht. Muuseum ei sobinud mulle üldse. Vot, mis ma tahtsin ütelda, see numeroloogia, see on nii naljakas. Ma olen seda kuskil videos rääkinud ka. Matemaatikaõpetaja armastas ikka tukistada meid sealt kukla tagant. Ja ma ei tea, mina olin ta lemmiklaps arvatavasti. Seal vahepeal oli täitsa auk. See oli see aeg, kui õpetajad said vaata vägivalda kasutada. Ja siis ta ütles, et minust ei tule ikka absoluutselt asja. Ma ei tea, kas ta elab veel või mitte, aga nüüd tahaks küll ütelda, et ma oskan väga hästi kuni 22-ni viite lahutada. Jaa, nii ta on, aga tänapäeval on olemas arvutusmasin, mida saab kasutada, nii et eks ma kasutan ka seda. Küll aga ma nüüd lõpetan ära, sellepärast et tundub, et siit ikka midagi tarka suust välja ei tule. Ja higi hakkab juba tulema. Päris mõnus, kui jaksad mine välja. Näed, memm ka jalutab. Ühe asja räägin teile täitsa lõpp, mis eile juhtus. Ma lasen selle memme lahti ikka. Tegelikult on meil kõik koerad on meil, jah, on lahti. Ja kuna ta on juba 13 ja pluss, siis tal mälu petab, navigaator ei tööta nii hästi, kui peaks. Ja siis, et vaatan korraks selle taha, okei, memm on seal, kõnnin edasi. Isegi videot ei teinud seekord. Kuulasin siin klientide hääl sõnumeid. Mõtlesin, kasutan selle aja niimoodi täna eile ära. Vaatan korraks veel uuesti taha, vaatan, mida asja, memm ei ole. Opadi, teate, nii kiiresti hakkasin jooksma. Ma pole ammu nii kiiresti jooksnud. Et see metsatukk, mis meil siin on, siis ma jooksin siin 2 teise koeraga. Ja kogu aeg ütlen, et otsi. Aga ma pole neid koolitanud otsima. Kõike muud siin peavad nad korda oskama hoida. Aga no, otsimist ei. Siis nad arvasid, et ma lihtsalt hakkan trenni tegema, tead, jooksen. Siis nad hüppavad mu põlvede peal igale poole, et me hakkasime jooksma. Täitsa lõpp, mul higi jookseb. Siis ma näen, et üks inimene tuleb koeraga. Ma mõtlesin, et ma lähen tema juurde ja ütlen, et kuulge, mul on üks koer kadunud. Siis ma mõtlesin, et okei, ma jooksen enne veel siia. Kogu aeg kuulan enda intuitsiooni ja küsin oma intuitsiooni käest, et kus lissu on. Ja siis ma tulin siia, siis memm keset seda teerada vaatab pea laiali otsas. Kus sa käisid? Saad aru, mul kops üle maksas ja mõtlesin, et annan otsad siin kohe tema juures ja siis tema lihtsalt liputab saba, et väga head tulid, et ma olingi natuke segadus, et kuhu poole ma edasi liigun. Selline asi, saad aru. No muidugi see nutikell, mis mu käe peal on, see oli õnnelik. See jooksis segaseks ja head lõhki ei läinud. Ma pole juba ammu jooksnud. Isegi pärast olin õnnelik, et päris hästi tuli välja. Valed jalanud, ühtsad jalas. Aga kuule, Nitsivoo tüdruk sobib ikka maratonile. Vaatagi peab trenni tegema. Vaat sellised lood täna. Aga ma ikka mõtlesin juba kõik stsenaariumid peas läbi. Hommik veel musitasin, kallistasin, kui see patsi tegin ja ütlesin, kuidas ma ikka teda armastan. Ja mõtlesin, täitsa lõpp, kas oligi mingi hüvasti jättu jutt mul talle või? Ei, siin ta on mul nööri otsas, näete. Ei midagi, kõik on korras. Nonii, tšau, Merike numbrite keel. Et läks võib-olla lobaks, aga las ta läks. Vahest sellist asja ka. Näed, siin on tüdrukus hullumas meil, ma näitan. Ei hullugi enam. No nii, tšau, minge metsa. Pange midagi sellist veekindlat. Mul on väga hea veekindel jakk. Natuke tundub, et on juba külmad õlad, aga see ei lase läbi vähemalt. Ohoh, nüüd läks kiire. Kiire, kus on jänes? Okei, tšau. Merike numbrite keel.